kui sa oma juhi kogemuse peale mõtled ja teadvustad, et oled sa seal olulisi vigu ka teinud? Kindlasti olen. No see on ilus, aga kui nüüd konkreetsemaks minna, et tahad sa mõne näitega tuua? Kas võib-olla kõige viimase aja näide ongi see, kui ma ennem siin rääkisin, et inimeste nii-öelda humaansusest, siis oli see, et me tegime ühe otsuse, mis puudutas ühte gruppi inimesi ja me ei kaasanud neid nii-öelda algusest peale arutelusse, vaid me olime juba niimoodi võtmeisikutega mingisuguse kindla otsuseni oma mõtetes ära jõudnud, enne kui me läksime nendega seda arutama ja tegelikult ma sain päris valusalt vastu näppe. Viskasid tagasi teema? Nemad viskasid tagasi, sest tuli välja, et selles meeskonnas on nii-öelda persoonide vahel ikkagi mingisugused väga konkreetsed, et need, mida mina tahtsin paari panna, mitte kuidagi omavahel paari ei sobi. Et oleks pidanud rohkem suhtlema. Kuidas see lahenes? Jäi vanaviisi? Ei jäänud vanaviisi, aga ei läinud ka päris 100% niiviisi sellise skeemi alusel, nagu meie olime oma kabinetivaikuses välja mõelnud. Mis sa siis kõrva taha paned edaspidiseks? Mis on see, mida teinekord teistmoodi teed? Et muutusi kavandades kaasa kõik muutuses osalejad võimaluse korral algusest peale, ehk et sul on nagu endal ka neid nii-öelda mõttetalguid tehes nagu rohkem informatsiooni, et lihtsalt on seda lihtsam või valutum läbi viia, kui need inimesed, kui nad saavad haiget, kui nad hakkavad selle võrra vastu töötama, on trotsi täis, siis see tegelikult võtab rohkem energiat ja aega.